Tere, hea köögisõber. Jõuluaeg on käes, esimene advent oli juba möödas. Meeleolu on olemas, kõik teevad piparkooke. Mina ei ole veel tainast valmis saanud. Aga ma täna hakkan tegema ja ma teen 2 portsu, sellepärast et ühest ei saa kauaks. Loodan, et nad saavad väga head ja sellepärast nad saavad enne õigeid jõulupühasid jälle uued tegema, aga see on see katsetus. Ja selleks ma võtsin siin siis kuivaineteks võtsin 1,2 kilo nisujahu ja sinna ma panen juurde 2 teelisügutäit kergitusainet ja panen kuivatatud apelsinikoored, et lasen kohvimasinas või siis saumikseriga pulbriks ja 2 teelisügutäit panen siia kuivainete segusse sisse. Nüüd siis siirupi osa. Ostsin kaubandusest tumedat siirupit, siia läks 500 grammi, pudelis on 750 grammi, 2 portsu jaoks on 500 grammi. Ja muidugi suhkrut on 340 grammi, siis maitseaineid ma panen pärast sisse 2 pakki, võid 5,5 kilo, 2 pakki ja siis 50 grammi panen juurde. Nüüd 4 muna panen, siis ma panen konjakit, nagu näete pudelist, siin on 50 grammi konjakit ja 200 grammi mett panen juurde ja 200 grammi ähkleid. Ma röstima ei hakka, kuna siin on maitseid niigi olemas. Nii see ainese tegemine siis on niimoodi, et ma panen kõigepealt poti tulele, panen siirupi sinna sooja, sulatan suhkru ära, panen piparkoodi maitseaine sisse sinna potti. Ma ei kuumuta keemiseni, ma lihtsalt sulatan suhkru ära, et ta kuskil 40-50 kraadi vaevalt. Ja siis ma võin panna muidugi need jahvatatud pähklid ka sinna sisse. Ja siis võtan pliidilt ära selle poti ja panen või kuubikut, selle või lõikan kuubikuteks ja sulatan selle või selles siirupis ära, ühtlasi siirup ka jahtub. Hea on, kui selle siirupi kallata ka külma nõusse, siis jahtub ka kiiremini. Ja siis muidugi, kui ta on nii juba kuskil 40 kraadi juures umbes, siis ma ühekaupa segan munad juurde. Ja munasegule, ta on nii soojem kui käesoe, lõpuks panen mee juurde, segan segamini. Ja siis ma panen selle armastatud konjaki sinna kalla, segan segamini ja siis ma hakkan vähevalt panema juurde jahusegu. Ja segan siis ühtlaseks tainaks, tugevaks selliseks tainaks. Kui nüüd jahu jääb väheks, siis ma lisan jahu. Sest siin on teatud aineid on mul ise kombineeritud juurde. Et see on mul katsetamata, aga katsetame ära ja siis saab teada, mis ta on. Võib-olla tuleb jahu juurde panna. Edukat taina valmis. Potti ma kallasin siirupi ära ja nüüd ma panen siia juurde suhkru ja sulatan selle suhkru soojas, teatavasti soojas temperatuuri tõstmisega seguneb paremini see suhkur. Ja siia ma panen nüüd juurde ka piparhoovi maitseained. Sest temperatuuriga jälle need lõhnad jälle hakkavad nagu paremini esile tulema. Siin on 2 sorti neid muidu need maitseaineid. Kes ütleb, üks teise rohelise pakiga on parem, seda keegi isiklikult nagu ei saa eriti aru. Ühel on rohkem vürtse. Saaks ka ise teha käsitsi neid segada, aga nii on vahest lihtsam. Nonii, tegijal pidi juhtuma.
siis ma jahvatan need pähklid ära. Ja ongi, see on nüüd segunenud ja siis ma kallan teise nõusse. Muidu võiks ka sellesse nõust annest teha, aga segamisnõusse kallan. Segamisnõu on külm, need seinad ja siis jahtub ta kiiremini, kui see siirub ära. Ja sinna läheb muidugi või ka sisse, või sulab ka, jahutab ka omamoodi, teeb tööd. Nüüd ega siin ei tohi palju teda kuumatama, seni kui kõik sulanud on suhkur. Ja siis rohkem kui kuumutada ei olegi vaja. Nii, võtsin pliidilt ära ja suhkur enamus on sulanud, aga tal on ikka veel natukene on seda suhkrut sees või natuke maitset keelega, siis tunned, et suhkrut on veel selline krõbinat on tunda veel suus. Täiesti sulanud ei ole veel. Aga noh, eks ta jõuab veel sulada, kui me teda segame. Aga siin ma hakkan panema talle neid võikuubikuid ja see hakkab seda siirupit nüüd jahutama ja ise seal juures siis sulab. Ja tal ega siin kuskile kiiret ei ole ka, ta jõuab veel rohkem jahtuda ka. Nii varas, nii kui palju vaja on. Peaasi teised asjad, mesi kardab temperatuuri ja nii, viimane see veel. Ja segame õhtuselt ja küll tal siin aega jahtuda küll ja siis ma kallan teise nõusse, sest jahedam, et ta kiiremini jahtuks maha. Nii, ja seda nüüd segada ja nii kui kõik on segunenud, siis on ta ühtlasi ka jahtunud. Siis me panen pähklid sisse, siis ma hakkan ühe koppa munasid sisse panema ja võib ka konjaki sisse panna. Alkohol muidugi aurustub. Ta annab ilmselt maitset, ma sellist koostist retsepti ei ole teinud. Ma ise siin kompunnisin nüüd maksimaalselt hea. Eks rikun oma peret ära, siis pärast nüüd ei tahagi teistmoodi kui liiga hea. Või on sulatatud, nüüd ma jahvatan ära pähklid. Panen siin, seekord ma teen blenderis. Nii. Nii, see on nüüd segunenud. No, näeb ilus pulber, pähklipulber ja selle võib ka siia sisse valata, midagi ei juhtu. Või koos noaga ei tohi ainult. Nuga läheb teinekord vahele. Nii, ja muidugi ikka segame. Segamine siin halba ei tee. Mida rohkem segame, seda paremini sulab ja kõik. Pähkel on juba sees. Nii, ja nüüd ma panen sisse ka, üheval hakkan neid mune sisse panema. Ja kogu aeg segan. Sest muidu ta ei lahustu ära ilmselt. Nii. Ja oleks muidugi eelnevalt vaadata mingi kaussi lasta muna sees. Siis on teada, mis seal muna sees on. Siis me saame veel midagi ära päästa veel. Segu on väga kallis meil. See oli muna. Nii, ja kohe segame ta. Segamine. Ja niimoodi 4 muna. Ma ei raska köögisõbra kallist. Nii. Nüüd ma panen sisse, need munad on siin mul juba segatud sisse. Ma panen selle konjaki ka sisse. Konjaki lõhk tuli üles. Vedelamaks ta läheb kogu aeg. See on hea. Konjaki lõhnad tulid nagu viinavabrikus. Tulid esile, eks see alkohol muidugi aurustub, jääb järgi maitse. Nii. No. Siin tuleb üks maitsete bukett. Eks näed, mis sellest välja tuleb. Ma ise sellist teinud ei ole, aga sellist retsepti ka ma ei ole näinud, et kõik on sees. Pähklid ja konjak ja kõik paremad asjad.
nii, ja nüüd ma panen mett ka. See on juba nii jahtunud juba. Üritan selle mee ka sisse. Et ta ehk sulab veel ära veel mingil moel. Sest muidu vastaselu me ei saa teda segada ühtlaseks massiks. Sest mett ma ei taha kuumutada. Teda oleks võib-olla natukene varem võib-olla, aga ma usun, et ta siin seguneb ära. Nii. Viimast ei anna võtta. Nii, ja siis ma hakkan seda jahu, sooda. Ma võin tegelikult selle maitse, selle apelsini võin ka panna sisse. Sellega ei juhtu mitte midagi. Nüüd jääb küpsetuspulver ja jahu segu. Nii palju kui nii, küpsetuspulber pani jahu sisse. Ja nüüd ma teda juba natukene siin segan. Ja muidugi, nagu ikka köögis, et jahu alati sõelutakse. Ja siis hakkame seda jahu sisse panema siia. Ja kui vaja väheks jääb, siis võtame ta pakist jahu juurde. No, mul on ka selline asi, millega saab sõeluda. Väike lusikas on küll, aga no sest ei ole midagi. Vähehaaval segame selle jahu sisse ja kui enam siis potis on raske segada, siis me hakkame laua peal edasi segama. Ja nii keeruline see ongi. Ja homme hakkan siis küpsetama, täna ma enam ei vitsi. Homme siis see on küllaltki suur kogus, aga võib-olla ma ei teegi 2 kogust, teen pool. Nii-öelda 1 koguse küpsetan ära ja siis teise. Aga seisma ta ei jää, ta süüakse 1-2 päevaga ära need küpsised. Ega siin mul suur pere ja kui ikka hea on, siis ta kaua ei seisa. Nagu öeldaks vanasõna, et korral ei pidanud vorst kaua kaelas püsima. Nii kaua sipleb ja kraavib, kui ette saab ja ära sööb. Nii, nüüd panen juurde nii kui lõpuni seda jahu. Ja kui tunnen, et on juba kätega teen käega laual juba ja väga raske on juba teha, siis ehk aitab, aga ma usun, et see kogus läheb sisse ja jääb ka väheks, sest ühes retseptis ei olnud seda mett ei olnud ja ei olnud ka konjakit. Sellepärast ma kardan, et see on vedel ja jääb mul puudu. Nii. No. Ja pärast nüüd on kõik jahu kogus sees 1,2 kilo. Ja nüüd mul õnnestub veel kuidagi veel segada. Aga eks puurusikaga on võimalis, aga lõpus ma vist ei pääse käega segamisest, aga võib-olla pääsen. Sest ega see hakkab käte külge võib-olla ja aga seni kui saab veel lusikaga, siis üritan veel lusikaga teha. Sest mesi ja kõik on sees. Võib-olla nii kleebekas, et nii. Mulle tundub jah, et on jahu vähe. Ma panen jahu veel juurde. Kuskil 100-200 grammi. Panen kindlasti jahu juurde. Sest ma näen, et praegust näete on vedel veel. Näete, siit ei saa, täna ei saa siit midagi küpsetada, ta on ikka vedel. Nii, segan korralikult läbi ja panen jahu juurde. Nii, kallasin ta lauale ja panin 200 grammi jahu juurde. Nüüd ma üritan ta siia seda segada. Ja nüüd laual nii palju panen jahu ja nii kaua segan, kui on paras konsistents paras tainas. Nii. Ja siis ma teen ta ilmselt lõika, kui ta valmis, siis ma lõikan ta pooleks ja panen kilesse ja panen
jahtuma homseks. nii, ma panin siis ühtekokku panin 400 grammi jahu juurde, enne oli kilo 200, 400 juurde kilo 600 ja näed, mida ma rohkem segan, seda ta selliseks sitkemaks ta läheb. aga ma ei tahaks eriti lisada nüüd seda jahu, sellepärast et kui ma homme hakkan tegema, siis ma panen lauale nagunii jahu ja siis on näha, ta on siis jahe, külmkapist võetud, ta ilmselt hangub ära ja siis ma näen, kas on talle veel vaja jahu või ei ole. kui saab juba rullida ta laual ilusti, siis ongi võib-olla ilus. aga praegust on nii paksuselt soe, kuna ta on soe ja käsi on ka kuum ja siis ta on eriti selline sitke. näete, ta hakkab nii nagu liim mingisugune, et käte küljest annab kohe, niisama ei võtagi teda käte küljest ära ilma abivahenditeta. nii, nüüd ma panen ta panen ühte kile sisse ja poole panen teise. nüüd jagasin lõuniku 4 pooleks, kas veel pooleks ja nüüd ma panen kile sisse ja küll. siin siis minu tänane piparkoogitaina tegu. ja siin ta nüüd läheb jahtuma jäädesse kohta, hakkab järelküpsemine. maitseained segunevad